palju õnnistusi kõigile. Rõõm on siin olla, et võime täna nii ilusas ruumis siin olla. Ja see on tõesti ilus ruum siin ja tänu Jumalale, et ilusal pühapäeval olen võinud siia kokku tulla. Kõik see on Jumala arm. Ja nii oli praegu ülistada Jumalat selline tunne, nagu oleks juba taeva kodus ülistanud. Jumal nagu andis sellise tunnetuse, sellise rõõmu südamesse, et tänu Jumalale. Minu jutluse teema on täna rikas või vaene. Tegelikult selle oleks võinud teistpidi ka pöörata, et vaene või rikas. Sest enne, kui me Jumala juurde tuleme, oleme vaesed. Aga kui me Jumalaga koos käime, siis me saame rikkaks koos Jumalaga. Nii et maailmas on ka rikkaid inimesi, et maailmas rikkaid on vaesed inimesi ja kolmandad on veel keskklassi inimesed. Kui me paneme need lahtritesse need inimesed, siis on kolme sorti inimesi. Nii et tegelikult vaatame, mis Jumala sõna selle kohta ütleb, et loen Matteuse 6. Ei, mitte valesti ütlesin nüüd. Loen Luuka 22-27. Et Jeesus ütles omale ühele rikkale mehele. Jeesus ütles ühele rikkale mehele, et üks asi on sul vaja veel teha. Müü ära kõik, mis sul on. Nii et loen 22-27. Seda kuuldes ütles Jeesus talle, üks asi on sul veel vajaka. Müü ära kõik, mis sul on ja jaga vaestele ja sul on siis aare taevas ning tule järgne mulle. Aga seda kuuldes jäi ta päris kurvaks, sest ta oli väga rikas. Aga nähes teda kurvastavat, ütles Jeesus, kui vaevased lähevad rikkad Jumala riiki, sest hõlpsam on kaameli minna läbi nõela silma kui rikkal Jumala riiki. Kuulajad küsisid, kes siis võib seda saada pääsetud, et tema ütles, inimese käes võimatu on Jumala käes võimalik. Nii et vaene ei tahtnud mitte midagi oma käest ära anda, ta kogus seda rikkust ja varandust nii palju. Rikkust ja varandust kogus, aga ta ei tahtnud üldse ära anda, sest ta oli nii rikas, kõik muud ta oli täitnud. Kõiki neid käske ta oli täitnud. Ja ta oli nii varanduses kinni ja ta süda oli nii selles kinni ja sellepärast ta jäigi kurvaks. Et Jeesus ütles, et hõlpsam on minna kaameli läbi nõela silma kui rikkal Jumala riiki. Taimi, palun, kus sa ütles korra uuesti selle kirja koha, sest et neid leidnud sa üles? Luuka 18, 22-27. Et hõlpsam on minna kaamel läbi nõela silma kui rikkal Jumala riiki. Jeesus ütles selle pärast seda nii, et paljud rikkurid lähevad tegelikult ülbeks. Nad on oma kasupüüdlikud, küüned enda poole ja nad ei tahagi Jumalat vastu võtta oma südamesse. Aga see ei tähenda, et rikkurid ei või tulla Jumala riiki. Sest Jeesus ootab kõiki, nii rikkaid kui vaeseid. Jeesus ei vaata meie varanduse peale. Et Jeesus ütleb, et tulge kõik minu juurde, kes te olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Nii et kõigil on võimalik tulla Jumala riiki. Ja siin kõrval on veel, ma loen
Luuka 19:8-10. Sakkeus ütles aga issand ette astudes, vaata, issand, poole oma varandusest annan ma vaestele ja kui ma olen kelleltki midagi välja pressinud, siis ma annan 4-kordselt tagasi. Aga Jeesus ütles talle, täna on sellele pojale tulnud pääste, sest ka tema on Abrahami poeg. Sest inimese poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. Nii et Sakkeus oli tegelikult rikas, väga rikas, aga ta tahtis Jeesust näha. Ta tahtis Jeesust näha, kui rahva hulga pärast ta ei näinud Jeesust, sest rahvast oli nii palju. Aga kui Jeesus jõudis sinna paika, kus Sakkeus oli, siis Jeesus ütles, tule alla. Sealt mooruspuu otsast, kus ta oli läinud vaatama, et tule sealt alla, tule sealt maha. Ja Sakkeus tuli maha ja ta võttis rõõmuga Jeesuse vastu, kui ta Jeesusega kohtus. Jumalal on võimalik ka rikkurite südamed pehmendada. Nii et Sakkeus ütles, et poole varandusest ma annan vaestele. Et Sakkeuse süda oli pehmenenud ja Sakkeus andis oma elu täiesti Jumalale. Ja Jeesus ütles, selle kohal on tulnud pääste, sest Jeesus on tulnud otsima ja päästma kadunut. Nii et ja ma loen ka siit, ma loen 1. Timoteuse 6, salmist 6-12. Ent Jumala kartus on suur tuluallikas. Kui inimesele piisab sellest, mis tal on, ei ole me ju midagi toonud maailma, nii et ei suuda me ka midagi maailmast ära viia. Kui meil on aga elatist ja ihukatet, siis olgu neist meile küll. Kes tahavad aga rikastuda, need langevad kiusatuse ja lõksu paljudesse rumalaisse ja kahjulikesse himudesse, mis vajutavad inimesed sügavale hävingusse ja hukatusse. Ja kõige kurja juur on raha armastus, sest raha ihaldades on mõnedki eksinud ära usust ja on iseendale valmistanud palju valu. Sina aga Jumala inimene põgene selle eest, taotle õigust, Jumala kartust, usku, armastust, kannatlikkust, tasadust. Võitle head usuvõitlust, hakka kinni igavesest elust, millele sa oled kutsutud, kui sa oled andnud hea tunnistuse paljude tunnistajate ees. Nii et Jumala tahe on, et me elaksime Jumala kartlikku elu. Mitte karta ei väriseda, vaid aukartus oleks Jumala ees. Et inimesel piisab sellest, mis tal on. Nii et oleme rahul sellega, mis meil on, et Jumal annab kõike ülirikkalt. Et Jumal täidab kõik meie eluvajadused Jeesuses Kristuses. Ja nii, et siin maa peal on meil igaühel oma varandus, ühel on rohkem, teisel on vähem ja Jumal on selle kõik meile andnud. Aga siin maa peal ei ole, et see varandus ei ole igavene varandus. Kord kaob kõik, mitte midagi me ei saa kaasa võtta. Me lähme tühja käega siit ära, kõik meie varandused, kõik meie asjad jäävad siia maa peale. Nii et see varandus on see, kus koiarooste võivad rikkuda ja samas võivad ka vargad sisse murda, kui sa väga rikas oled. Nii et see taevane varandus on igavene varandus, kus koiarooste ei riku, et me koguksime seda, sest Jumala sõna ütleb, seal kus on su aare, seal on ka su süda. Kui meie süda on Jeesuse küljes, Jeesuses,
siis on meil aare taevas. muidu ilma Jeesuseta on kõik tühine. kui sa näed oma vara teise pilguga, kui maailm näeb, ja Jumal on su elus esikohal, siis on sul taevas tõeline vara, mis iiale ei hävi. me näeme kristlastena kõike teise pilguga kui maailma inimesed hoopis, isegi oma varandust. ja samas ka maailm näeb ka raha teisiti. kui mina olin maailmas, mina nägin küll raha hoopis teise pilguga, kui ma nüüd näen, kui ma usule tulin. et Jumal annab ka tarkust arvestada ja kui ei saa alati kõike lubada, aga oleme tänulikud, et ei ole kunagi näljas olnud. Kristlane näeb raha ka teise pilguga kui maailma inimene. kui mina tulin usule, hakkasin ka raha nägema teise pilguga, nagu ma ennem ütlesin juba. ja oleme erinevad inimesed ja kasutame ka raha erinevates kohtades ja kus keegi seda raha kasutab. aga tähtis on see, et me satuks kahjulikesse imudesse, mis ajavad inimesed sügavat hävingusse ja hukatusse. et me ei oleks kogu aeg oma rahas kinni, oma varanduses kinni, et me ei hoiaks sellest kinni, et see on nüüd kõige tähtsam, aga kuhu jääb siis Jumal? mitmetele kohale jääb Jumal, et Jumal oleks alati esikohal. muidu, kui meil on raha esikohal ja kogu aeg sellest rahast räägime, siis raha muutub ebajumalaks ja meie asjad muutuvad ebajumalaks. et Jumal on esikohal ja kõige kurja juur on raha armastus. kui me hakkame raha armastama, aga Jumal tahab, et me teda armastaksime, et me armastaksime Jeesust kogu oma südame, hinge ja meelega. raha on see vahend, mis Jumal meile annab, ühel on seda rohkem, teisel on vähem. Jumal annab, et muidu ei saa midagi osta ka. et raha on vajalik küll, aga ta ei ole kõige tähtsam. kõige tähtsamal kohal ei ole. nii et Jumalal ei ole ka rikkuse vastu mitte midagi. sa võid ka äriinimene olla ja kui sa oled äriinimene, siis aja äri õiglaselt. ja kui Jumal on andnud ka palju raha, siis on see Jumala õnnistus. Jumal õnnistab meid rahaga, Jumal õnnistab meid riietega, toiduga ja kõigega, mida süüa, mida juua. et me ei pea muretsema, seda ütleb ka Jumala sõna. et Jumal annab kõiki ülirohkesti. ja nii, et me ei valmistaks endale palju valu nende asjadega. et sina, Jumala inimene, põgene selle eest, et meie põgeneksime selle eest. nii et me taotaksime usku, armastust, tasadust, tasase meelega elaksime ja ajaksime oma asju. et me võitleksime head usuvõitlust ja annaksime head tunnistust, seda ütleb ka Jumala sõna. et nii, et ma loen ka 1. Timoteuse 17-19. 1. Timoteuse 6:17-19. Neid, kes on lühikesel ajal rikkad, käsi, et nad ei oleks ülbed ega loodaks ebakindlale rikkusele, vaid Jumalale, kes valmistab meile kõike rikkalikult maitsmiseks. käsi neid teha head, saada rikkaks headelt tegudelt, olla lahke ja helde käega, talletades enesele vara heaks aluskiviks tuleviku tarvis, et haarata kinni tõelisest elust. koos Jumalaga on meil tõeline elu.
igavene elu on tegelikult juba siin maa peal alanud. Aga kui me siit Jumala juurde läheme, see kestab igavest ajast, igavesti saame seal olla. Et rikkurid, et nemad ei loodaks ebakindluse peale. See maailma rikkus on teinekord ebakindel. Sa ei tea, kas see rikkus jääb püsima või ükskord võib-olla kaob üldse ära. Nii et kui meil on, teeme ka häid tegusid, me oleme ka headelt tegudelt rikkad. Sellepärast, et kui me oleme kristlased ja me teeme head, me teeme usus head. Need on Jumalast tehtud head teod, mida Jumal arvestab. Ja kas me ei ole siis rikkad? Me oleme ülirikkad ja ilma Jumalata ülivaesed. Nii et talletas enesele vara heaks aluskiviks tuleviku tarvis, et haarata kõnni tõelisest elust. Ja ma olen Johannese ilmutuse 3:17-21. Et sina ütled, ma olen rikas, mul on rikkust küllalt ning mul ei ole puudu millestki. Ning et sa ei teagi, et sa oled vilets ja armetu ja vaene ja pime ja alasti. Siis ma annan sulle nõu, osta minu käest tules proovitud kulda, et sa saaksid rikkaks ning valged rõivad, et nendega riietada ja et ei saaks avalikuks sinu alastoleku häbi ning silmasalvi võida silmi, et sa näeksid. Keda iganes mina armastan, neid kõiki ma noomin ja karistan. Ole siis innukas ja paranda meelt. Ennäe, ma seisan ukse taga ja koputan. Kui keegi kuuleb mu häält ja avab ukse, siis ma tulen tema juurde sisse ning söön õhtust temaga ja tema minuga. Kes võidab, sellel ma lasen istuda koos minuga mu troonile, nagu minagi olen võitnud ning istunud oma isaga tema troonile. Nii et sa võid öelda, ma olen rikas, mul on rikkust küllaga. Ka sa siis oled siin maailmas rikkam või vaene, aga sul on kõike küllaga, et sul ei olegi Jumalat vaja. Aga tegelikult on iga inimesel Jumalat vaja. Ilma Jumalata on kõik tõesti tühine. Ja sa ütled, et sul on kõike küll. Aga tegelikult on armetu, vaene, pime ja alasti. Ja inimene ei märkagi teinekord seda. Et tal oleks nagu Jumalat vaja. Oled sa siis vaene, oled sa rikas. Jumal ei vaata meie varanduse ja rikkuse peale, vaid Jeesus tahab meie südant. Et saaksime rikkaks valged rõivad. Valged rõivad, kui me koos Jeesusega käime ja teeme nüüd armastuse tegusid ja seda Jumala tahet ja oleme talle sõna kuulelikud, siis me saamegi need valged riided. Ja Jumalal on kulda. Uues Jeruusalemmas, kui Jumal loob uue taeva ja maa, seal on kõik tänavad kullast. Ja see on selline läbipaistev kuld. See ei ole selline kuld nagu siin maa peal. Ja millised rikkused selle ees ootavad. Sinna maa peal me näeme kõike poolikult. Aga kui saame sinna üles taeva koju, siis me näeme täielikult, kuidas seal on kõik. Nii et näeme Jeesust palgest palgesse ja näeme kõiki neid rikkusi ja varandusi, mis Jumalal on, mis igavesti kestavad, kunagi ei hävi. Ja Jumal ütleb, et paranda siis meelt. Meil on asju, millest on vaja lahti lasta, mida on vaja maha panna, et me parandaksime meelt.
et sellest Jumala rikkusest kõigest osa saada. Jeesus seisab meie südame ukse taga, et meie avaksime oma südame uksed Jeesusele. Mitte Jeesus ei ava meile ust, vaid meie avame talle ukse. Oma südame ukse avaksime Jeesusele, et Jeesus saaks sisse tulla. Kui sa ei ole veel päästetud, siis anna oma elu Jumalale. Ja meiegi, kes oleme kristlased, et me ei sule kunagi oma südant Jeesuse ees, et meie süda oleks alati avatud Jeesusele. Jeesus ootab meie avatud südant. Nii et ja Jeesus ütleb, et mina tulen tema juurde sisse ning söön õhtust temaga, tema minuga. Et õhtust Jeesus tuleb meie südamesse, kui me teda palume. Et oleks alati meie südame troonil, meie südame kuningas. Ja siis saame istuda seal troonil, kus Jeesus istub praegu Jumala paremal käel. Ja meiegi saame koos temaga seal troonil istuda ja kõigest nende Jumala rikkustest osa saada. Jumal on elde meiega, ta eldus on ka rikkalik ja tema on ustav, et me oleksime ustavad teenima ja et me oleks ustavad Jumala käest, Jeesuse käest kinni hoidma, et me ei laseks mitte kunagi ta käest lahti. Nii et ei ole puudu millestki. Kõike on ülirohkelt ja usaldame teda igas päevas. Aamen.